teile siis nagu välja kuulutatud uue lasteaedades, metsalasteaedades või vabaõhulasteaedades, ükskõik kuidas seda nimetada, aga idee on selles, et lapsed on suur osa ajast õues. Ja selleks, et teile paremini sellest rääkida, me näitame teile ühe lasteaia videot, kus me ise ka käisime Norras, see on inglise keeles, et kui keegi tunneb, et siin väga palju teksti küll ei ole, aga see, kes peale loeb aeg-ajalt ikka kommenteerib, et kui keegi tunneb, et ta kindlasti tahab tõlget, et siis äkki leiab endale tõlkepasneri. Jah, see on, me vaatame jooksvalt, et see on umbes 20-minutiline, et meil on aega napilt, et võib-olla päris tervemist ei näita, aga jooksvalt. Tutvustame ennast kõik teada. Mina olen Maarja. Mina olen Mari-Liis. Me oleme Tartu emad. Minul on 2 last. Jakob saab nüüd 3 sügisel ja Johann on väljas käisen aastane. Selline 3 on parasjagu selles heas, et võiks hakata mõlgutama nagu lasteaiamõtteid. Nii, me oleme siin aastaaega juba mõlgutanud. Ja ma tulemustest räägime siis peale seda videot. Aga kui paneme selle peale siis? Nagu te nägite, et seal olid need püstkõrad, nagu ekstreemselt mahkunud, nad lihtsalt magamiskottidesse ronid. Aga kus me nagu kaugemalt veidike pihta hakkame tausta ka rääkida? Võin hästi natuke veel rääkida sellest reisist, et mina olin siis üks nendest, kes käis Rootsis ja Norras vaatamas sealseid õue lasteaedasid ja me nägime 6 erinevat. Et see oli siis üks nendest, aga nad tõesti olid ka väga erinevad. Et oli sellised, mis olid linnakeskkonnas, oli sellised, mis oli kuskil äärelinnades. Stockholmis me külastasimegi 3 Stockholmi sees olevat õue lasteaeda, mis olid siis erinevas rohepiirkonnas. Ja üks oli tegelikult täiesti magala keskel. Et see oli iseenesest hästi põnev näha, kuidas isegi paneelmajade vahele on võimalik teha õue lasteaed. Nad lihtsalt läksid vanemad kilomeetri kaugusele ja väiksemad siis lähedal asuvale pisikesele Männi metsa alla. Kui palju nagu seni mõelnud, et meil peab nagu mingi ideaalne maja ideaalses kohas olema ja siis sealt reisist tagasi olles meil nagu selgus, et ainus asi, mis on oluline, on see vaimsus ja see rahupedagoogika, mis seal on, et fantastiline meelsus seal valitses. Ma toon ühe näite ühest lasteaiast, mis oli isiklikult minu jaoks kõige inspireerivam, et me saime kaasa minna nendega hommikusel või päeva esimesel poolel siis matkale, mis kestis umbes 1,5 tundi, nad käisid alati samal rajal ja see oli tõeliselt vägev, sellepärast, et me poleks keegi osanud arvata, et me käisime seal veebruarikuus, mis oli ikkagi üpriski lumine ja libe aeg, et neil anti tegelikult täielik vabadus seal seda loodust kogeda. Ehk siis minu jaoks kõige šokeerivam heas mõttes oli see, kuidas me nägime seda, kuidas ühel hetkel, kui me olime jõudnud selle kõrgemale kohale, siis tee läks siis alla ja lapsed täiesti spontaanselt hakkasid siis mööda seda mäenõlva alla rulluma. Kaljust mäenõlva. Jah, mis oli sammalt, ega nad viga endale ei teinud, aga sellele ei järginud mingisugust kurjustamist, ära tee, ära mine, mitte midagi sellist, et õpetajad olid hästi rahulikud, kõik oli selline väga usaldav ja loomulik ja siis see teine aspekt, mis selle matka veel hästi vahva oli see, kui me jõudsime sinna laagripaika ja siis seal tehti selline väike snäkk, õpetaja pani siis võileibade peale natuke võid ja midagi, ja siis laotas need võileivad siis selle pingi peale, mis ta juures oli ja kui üks lastest tuli õpetaja juurde ja küsis, et hakkas natuke nagu pabistama, et kus see siis õpetaja ütles talle selle peale, et väike mustus ei tee sulle paha. Nii et nad olid sellised, piltlikult öeldes mudakollid, kes näod mustad, riided mustad, aga jube rõõmsad. Et selle kõige juures oli see hästi selline rõõmustav näha, et ei olnud sellist kurbust ja sellist trotsi, vaid õpetajad olid rahulikud ja toredad ja see kõik, mida me taotleme, ei ole tegelikult ju mitte midagi uut, et me ei näita midagi nagu väga innovatiivset siin teile, et see on see, nagu, kuidas meie oleme üles kasvanud ja meie enda vanaemade juures oleme samamoodi saanud ju suved läbi ringi joosta ja mõned saavad siin Sännamuises aasta ringi niimoodi ringi joosta. Et selles mõttes see, mida nagu meie üritame, ongi see selline hinnainimese nagu natuke halevari sellest, mis maal elades ongi tegelikult nagu loomulik elu osa sageli. Et jah, natuke muda. Kui suured need rühmad nendes lasteaedades on, mis te... Umbes 12, et suuremaid ma ei näinud küll. Et meie ise alustame enda 10 lapsega. Kus te alustasite? Kas teil
kindel kohtuniks või midagi? Meil ongi niimoodi läinud, et me tegelikult siis veebruaris-märtsis toimus need reisid, eks, kui ma õigesti mäletan. Et sellest ajast saadik me oleme väga intensiivselt tegelenud koha otsimisega. Meil olid algusest tõesti väga nagu suurejoonelised sellised Pollerbi maja silmes, mis on Tartule väga lähedal, väga ilusas looduskaunis kohas ja nii lähedal, et me ei peaks sinna iga üks nagu hommikuti autoga sõitma, mis oleks nagu ideaalis siis rongiga lähenetav või vähemasti ühistranspordiga. Ja põhimõtteliselt tänaseks päevaks me võime öelda, et me oleme ikkagi nagu ajutisel pinnal, me oleme Tartu Tähtvere linnaosas ühe eramaja nagu esimese korruse hõivame koos suure aia ja 2 rippkõhtseaga, kes seal elavad. Ja me läksime lihtsalt kompromissile, see Tähtvere on linnaosa, kus kohe üle tee, üle selle Tallinna tee nagu hakkab siis see Aulula vagant, need Jänese matkarajad, Dendropark, mis kuulub Maaülikoolile. Et me ikkagi näeme, et selleks pilootaastaks me siis me õpime nagu enda lapsi tundma, ennast tundma, enda vajadusi, aga me ikkagi, ma arvan, peale seda aastat nagu vaatame linnast välja. Et meile tehti väga armsaid pakkumisi, RMK pakkus meile enda laeva kontorihoonet, mis on vana tore mõisahoone, aga täpselt selline 30 kilomeetrit Tallinna poole, mis nagu ei ole nagu kooskõlas sellega, mida me tegelikult taotleme, et me ei hakka iga üks nagu Tartust välja sõidutama 30 kilomeetrit või 35 kilomeetrit oma lapsi ka hommikmaale. Et täiesti õigustud muidugi on ka siis küsimus, et miks ta ise kõik maale ei koli, aga lihtsalt nagu mõned elud on kuidagi paigas, kas nagu ühe või teise nagu poole pärast siis Tartus, eks ole. Et see on see, mida me üritame seal keskkonnas nagu parimat arenemiskeskkonda nagu oma lastele ikkagi saavutada. Meie missiooniks tegelikult on ka see, et just inspireerida rohkem ka, me ei taha vastanduda nii-öelda tavalastajad ja õuelastajad, siis see ei ole ka Rootsis ja Norras nii, et nad tohutult vastanduksid, aga just, et inspireerida rohkem õues olema. Nii lihtne see ongi. Et see, ütleme, väike kommentaar lihtsalt nendest pedagoogika osas, et me ise läksime reisile lootusega näha, et nad kasutavad mingit ootusega näha, et nad kasutavad mingit spetsiaalset pedagoogikat. Aga selgus, et enamik õpetajatest on saanud selle samasuguse hariduse nagu tavalasteaedades töötavad õpetajad ja kui valitaksegi õue lasteaedasse neid kasvatajasid, siis üks peamisi nii-öelda küsimusi on see, et kas sulle meeldib õues olla. Et see on nii-öelda ilmselge, et ta võib olla väga tore inimene, aga kui ta ei taha õues olla, siis ei mängi välja. Et just see, ma arvan, et see aeg, mis me siiamaani oleme, kui me oleme rääkinud, natuke Rosmaal käisime samal teemal rääkimas, et me tahamegi tegelikult andagi selle, nii-öelda süstida seda sama pisikut, mis me ise oleme saanud heas mõttes, et teistes hakkaks ka tekkima see tunne, et me ei jõuaks sellesse olukorda, kus näiteks on norrakad norrakad võib-olla vähem, aga ameeriklased näiteks, aga me oleme samas liikumas ka ühe rohkem sinnapoole, et kes lasteaia eludega kokku, lasteaednike kokku on puutunud, kes teist siin ise on, eks te teate, kuidas need päevagraafikud välja näevad, et linnakeskkonnas ongi sageli väga raske luua neid võimalusi, aga kui sellest mitte kinni hoida, et proovida ikkagi kas või natukene pikendada ja suurendada seda õues olemise aega. Me nii toetame seda Mari mõtet, et tegelikkuses see ongi tegelikult kasvatajates hästi palju kinni, et seda annaks nagu tõenäoliselt seda liikumistundi ja seda ma ei tea, arvutamistundi või mis iganes neil seal lasteaias on, et seda ei keela mitte keegi õues teha, et see ei lähe ka tõenäoliselt mingite nõuetega vastu. Ja see ka, mida meile sealsed õpetajad ütlesid, rootlased just, et kõike, mida on võimalik õues teha, tehakse õues. Ja nii ongi, nad lähtuvadki sellest, et ka jube lihtne, et miks siis peab endale tegema nagu keeruliseks asja, et kui ei ole üldse raske panna kunstitarbed endale kotti ja me nägime ka, kuidas Valentinipäeva eel seal tehti õues emadele isadele kaarte. Hästi armas. Äkki teil on küsimusi? Ja just pigem, et nii palju rääkides seda, mida seal on vanuse võttes on need segatuma olenes lasteaiast, aga ütleme 3-5 oli ikkagi see, mida me nägime üpris selles mõttes sarnases vanusegrupis lapsi ja juhtus nagu just olema need lasteajad, et see Tüsseladen lasteaed, millest me filmiga näitasime, seal me nägime ka pisikeste rühma, kus
kus nad olid, Norras on reaalselt see, et nulli, nii-öelda alla aastaseid pannakse ka lasteaeda ja siis ongi see, et need pisikesed magavad oma vankrites õues ja mis oli muidugi üllatav veel näiteks see, et kui meil on see nii-öelda fikseeritud aeg, mis nad siis puhkama peavad, siis me nägime erinevates lasteaedades siis vanemate poolt ette antud aegu, kui kaua mingi laps magada tohtis. Et see oli üllatus, aga see on nende ühiskonnas nii ja kuskil 2.–3. eluaastast nad ei maga enam. Nii et kõik need väiksemad, pisemate rühmas, need sõimerühmas, need siis üldiselt magavad. Aga seda me küll ei näinud, et oleks kombineeritud neid imikuid siis nende vanemate lastega, et ikkagi üpris fikseeritud tundus, et oli see, sest küllap see on õigustanud ennast, et see lihtsustab seda kogu seda tegevust, just liikumist ka, sest nad ikkagi üpris palju liiguvad päeva jooksul. Kas see lasteaia päev kestab ikkagi 8–6? Väljas 8–6? Jah, umbes nii. Nad oleneb lasteaiast, osadel on ikkagi mingi aeg on toas ka, et mingeid tegevusi, nagu meil ühes lasteaias öeldigi, et nad peavad toas olemisega ka harjuma. Et see oli, ja me sattusimegi esimene lasteaed, kus me sattusime, oligi see päev, kui nad olid toas, me olime, et mis te siin toas teete, ja siis nad ütlesidki, et peavad ju olema. Aga ikkagi suur osa ajast, seda on raske protsentuaalselt öelda, aga ütleme 80%. Ja see ikkagi, eks ole, ta ju sõltub nagu selle rühma valmidusest ka, et ei saa nagu vastu tahtmist neid seal sundida olema, et sa näed, et kui neil nagu enamusel ikkagi külm hakkab, siis nagu minnakse ennast soojendama. Aga meie ei näinud, et kellelgi oleks seal külm hakanud. See kogemus, mis oli. Et ei olnud, et keegi kurdab, et mul käed külmetavad midagi. Ninad olid küll tatised, et see hakkas silma, et meil on ju sageli see, et ei lubata tatistega tulla, aga seal oli kuidagi see hästi... Kas nad väitsid, et nad on nagu pigem nagu keskmisest tähem tatised seal, kui nad tavalist teha sinna? Et see on ka üsna sage küsimus, et kas nad siis on tänu sellele ka tervemad? See läks ka lahku, et nagu osad kasvatajad ütlesid, et vahet ei ole, aga samas me just mõtleme, et võib-olla nad seal Skandinaavias ongi tervemad, et kuna nende jaoks on loomulik olla õues rohkem ja liikuda palju vabas looduses. Aga mida meile Norras ühed kasvatajad rääkisid või õpetajad, oli see, et ikkagi on selgelt tähele pandud, et need lapsed, kes on käinud siis seda tüüpi uue lasteaias või rohkelt õues viibinud, et nad on koolis oluliselt suurema tähelepanuga, nad on väga hea keskendumisvõimega ja neil on tohutult head teadmised loodusest ja sageli paremad kui nende vanematel, mis on loogiline ka. Ja nad on hästi uudishimulikud, et seda avastamise rõõmu hästi palju utsitatakse, et keegi neid ei tõmba nagu tagasi. Ja see oli ka hästi erinev, et osadest lasteaedades olid nagu tavalised mänguasjad, tavamänguasjad ja osades, mis siis nagu meie ennast identifitseerime rohkem siuke Waldorf inspired natukene, siis et neil peaks olema nii palju, et ühe eesmärgilisi mänguasju, et just räägitakse, et kui neil neid mänguasju ei ole, et nad peavad need välja mõtlema üksteisega, need mängud läbi rääkima, et selline suhtlusoskus ja koostööoskus on nendel lastel nagu oluliselt suurem. Ja just mängudes hästi palju kasutatakse ära looduse poolt pakutud, et kui ikkagi on lasteaia lähedal selline jääväli, siis mängitaksegi seal, et me saime ka osaleda, esindasime Eesti tiimi siis ühel mängu kurlingus, et olid õhupallides oli vesi pandud ja siis me seal võistlesime ja siis see oligi nagu üks päevategevus ja kuidagi see käis nii loomulikult, et nüüd mängime seda kurlingut ja siis kui mäng oli läbi, siis liiguti edasi, et see kõik oli hästi loomulik, et ei olnud sellist, kuskil ei olnud tunda, et on mingi kuklas mingi surve, et me peame nüüd seda õppima, seda tegema, kõik see käis, matemaatika õppimine käiski nagu nii-öelda mängu sees ja hästi märkamatult just. Kas oli meil vabaraste lapse vanemaid inimestest? Kuidas? Neid lapse vanemaid. Te mõtlete nüüd Norras või siin? Meil nagu ei ole seda küsimust tekkinud, sellepärast, et me oleme selline Tartu kogukond vanemaid ja meie lapsed on selle kogukonna nagu loonud. Jooks, et me lapsed on meid kokku toonud ja me piloodime seda esialgu täiesti oma laste peal. Et seda see küsimus ei oskagi vastata, sest meil ei ole sellist küsimust tekkinud. Aga mida me võime öelda on see, et kui me oleme sellest rääkinud, siis seal, et see huvi ja see uudisimu inimeste poolt nagu väljast poolt on nagu väga suur.
et minul on helistatud, et ma olen siin kuulnud, et sellist asja tehakse, et ma tahaksin oma lapse, et ta praegu käib kuskil Austrias lasteaias, et ma tahaksin ta nii väga septembris teie lasteaeda tuua. Aga teil küsib raha ka, eks? Ikka lasteaed küsib, peab küsima. Palju te küsite raha? Et see raha pool on selles mõttes nagu karm ikkagi, et seda asja ei ole võimalik teha. Kuidas ma nüüd ütlen, et me võiksime ka minna lihtsalt nagu metsa oma laagriplatsi püsti panna ja öelda, et siin me teeme asju nii, nagu meie õigeks peame, meil on siin kuiv käimla, mis on hügieeniline, me peseme siin kausis käsi ja nii edasi, aga kui sa tahad saada Eesti kohalikult omavalitsuselt siis seda pearaha, mis seda hoidu elus hoiaks, et siis me oleme ikkagi nagu hetkel pidanud ka nagu ennast vastavusse viima nende nõuetega. Aga me siin ikka lubame niimoodi poole suuga, et kuna meie seas on ka 3 turisti, et me piloodime selle aasta ära, me näitame, et see töötab ka Eestis ja et neid nõudeid on võimalik ringi teha, et on vaja vastavad ettepanekud teha, et selliseid reegleid ei ole, kuna keegi ei ole nagu nende järgi vajadust näinud. Et see finantseerimisskeem, ta erineb ju kohaliku omavalitsuseti. Et Tartu linn on teinud sellise skeemi, et kui vanemate käest ei küsita rohkem kui 53 eurot kuus, et siis Tartu linn maksab nagu lisaks sellele baastoetusele veel 53 eurot nagu ka, et nagu just tuua nende erahoidude hindu alla. Jah, et me püüame teha selliselt, et me saaksime hakkama selle 53 euroga kuus vanemate panusena. Et see ei ole business selles mõttes, et see hoiab nagu päevu nagu pinna peal ja sellise raha eest businessit ei tee. Aga me teame, et Tallinna lähedal on ka analoogne Muugal vist. Ka, kuidas see nimetus oli? Loovuskeskus või? Õue loovuskeskus, midagi sellist, et nemad ei ole nüüd nagu taotlenudki nagu toetust ja vaatasime, et nende kuutasu küündis seal umbes 360 euroni vist lapse kohta. Et sarnaselt ettevõtmisi kerkib, et ma usun, et siin varsti mõne aasta pärast on põhjust rääkida Eesti õuehoidude õue lasteaedade ühenduse loomisest. Mis on teil kasvatajad? Kas te olete ise praegu, olete oma lastele teganud, et kas te ise siis jagate ära, et sina oled nädala teine, nädala teine? Või selline nagu võtab kasvataja rolli ka? Tahad sa kommenteerida seda? Ei taha väga, aga vanemad on selles mõttes täiesti nagu pildis kogu aeg, et me oleme nagu back-up süsteemis nii-öelda, et me hetkel septembri oleme mõelnud küll selliselt, et nagu igal päeval on üks vanem siis kaasas, aga meil on ka palgalised kasvatajad. Ja kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi või tahaks tulla ise, kes tunneb, et tema kutsumus on olla õuelasteaia kasvataja, siis me oleme nagu jätkuvalt ka sellistele pakkumistele avatud, ma arvan. Aga te olete siis ikkagi see esimene aasta ise ka seal ikka palju? Ja me proovime isasid kaasata nii palju kui võimalik ja tahamegi saada selle kogemuse. Kõigepealt on vaja endal teada, mis asi see on ja kuidas see on ja siis seda enam on meil lihtsam seda edasi luua. See on ka alguses täiesti selline kogukonna asi, et ka toitlustuse poolelt ja ehitamise poolelt ja igas mõttes. Et kõigepealt vaatame, mis jõud meil endal on, mis võimalused meil endal on ja siis hakkame otsima väljapoolt, et see on eesmärk. Kas kellelgi on veel küsimusi või haistate juba õhtusööki kuskilt? Ma lihtsalt tahan ühte asja kommenteerida, et ma ei saa sellest ümbrist, ma lihtsalt pean seda ütlema. Mul on õudselt närvidele käinud Eesti diskussioon, et meil on lasteaia kohti vaja ja siis see tähendab asjade betooni valamist. Et üks ajend, üks paljudest ajenditest, mille pärast Norras õuelasteaed tekkis, oli see, et seal samamoodi oli lasteaia kohtade puudus, ehk siis neil ei olnud maju, kuhu siis lasteaedu teha. Ja siis niiviisi saadi leevendust nende lasteaia kohtade puudusele, et lihtsalt pandi lapsed õue. Aga seda on nagu poliitikana välja pakkuda. Minu meelest võiks seda nagu poliitikana välja pakkuda. Aga Eesti riik on leidnud sellele ka omapärase alternatiivi, ehk et meil on hakatud väga usinasti ehitama konteinerlasteaedu.
ehk et põhimõtteliselt ehitussoojakud on nagu seest selliselt nagu kokku ühendatud ja selliselt viimistletud, et seal tõepoolest on võimalik pidada lasteaeda, et ma olen ka ühes sellisest Tartus Kõrvekülas näiteks on lasteaia nagu laiendus on siis sellisel kujul tehtud, et on kena värviline seest, et midagi ei ole öelda, aga ta on ikkagi niivõrd tehislik, et midagi jääb nagu... Et kui sõna-sõnad võtta, siis ju tegelikult lasteaed, kes on, siis peaks lastemaja olema. Aga et lasteaed, see tähendabki seda, et peab olema lihtsalt aed. Mis lapsed panna. Ja nüüd õuelastead, nii palju, kui need, mis me nägime, kõikidel oli ka aed ümber, aga see aed ei häirinud. Ja kuidagi see, kuna see õueala oli lihtsalt nii mitmekülgne ja nii suur, siis see oli kuidagi loomulik, et kui nii teede läheduses või kuskil et piiritleda. Ja osalt oli selleks piiriks ka lihtsalt meri. Ja just. Ja nüüd konkreetselt seal, see Düsseldorf, seal oligi niimoodi, et oli ainult see sissetulemise värav. Ja tegelikult see värav lõppus nagu... Ja see oligi kõik. Ja lapsed teadsid täpselt, millised. Nad olid nagu eelnevalt kokku lepitud reeglid, et millisest puust kaugemale ei lähe. Ja õpetajad teadsid, et milliste lastega tuleb, siis keda tuleb rohkem jälgida. Aga kuna neid on nii palju seal, see meeskond on nii suur, siis silmapaare ongi palju, aga see, kui me rääkisime nende meessuskasvatajatega seal, siis nad ütlesid ka, et ega rikkaks selle tööga ei saa. Et kui nad teeksid mingit muud tööd, siis loomulikult nad teeniksid rohkem. Et Norra mõistes on see pigem selline väiksem palk, aga nad teevad seda sellepärast, et see meeldib. Või ongi, et olla rohkem õues ja nagu üks endine keevitaja, ta oli hiljem endale selle kasvataja õpetaja paberit teinud ja kutse omandanud. Ja siis ta just ütleski, et ta iga natuke saadega peab vastama küsimusele, et miks sa keevitajana edasi ei tööta. Ja siis ta juba siukse pool muigega just ütles selle peale, et aga ta tegi selle otsuse ka oma enda tervisest lähtuvalt. Et ta tundis, et ta peab muutma oma elu, et elada kauem ja õnnelikum. Tõesti, just äge. Kas te hakkate sööma kallist? Jah. Me oleme nüüd need kokkulepped teinud praegu nagu septembrikuuks. Et siis vaatame edasi, et septembrikuus me oleme ära jaganud, kes siis söögi teeb. Ja kord nädalas siis teeme ühiselt. Me teemegi katalogil. Et me nagu peame ka nägema, kuidas see meie jaoks toimib. Meil on kõik sellised parajad 3-aastased, et mõni kuu siia-sinna. Et ongi, ideaal on see, aga me ei tea, kuidas see tegelikult hakkab välja nägema. Me võime järgmisel aastal rääkima. Et ikka paduvihm on, siis seda suppi või praad ei ole, võib-olla ikkagi mingi varjualune peab olema. Seda me nägime seal ka, et nad ikkagi sõid kuskil mingi sellise väikese lehtla all nii-öelda. Eks te märgasite need püstkodasid. See toimis väga hästi, et nagu keskel ka mingi küttekehaga, eks ole, ümber neil olid magamisasemed. Üks tore asi oli see, et kui me käisime Rootsis veebruaris ja Norras märtsis ja kui me Rootsis olime näinud lasteaedades neid suuri kappe, kus siis kuivatati riideid või sellised läkkaid torusid, mille otsa topiti jalanõusid, et neid kuivatati sel hetkel, kui nad olid siis toas parasjagu kas siis mingit lõunaringi tegemas või lõunat söömas. Ja siis me tulime tagasi ja rääkisime siinsetele, et meil on kindlasti vaja sellist kappi ja selliseid torusid ja kõik on väga vaja. Ja siis läksime Norrasse ja nägime, et ei ole vaja, tegelikult võib olla selline, ongi see püstkoha keskel see ahi ja siis seal piiritletud siis mingisugune võrestik ümber ja siis seal peal kuivasid kindad ja jalanõud ja et ei ole Electroluxi kuivatuskappi või? See Eestis on osa jälle, et lasteaias peab olema kuivatuskapp. Õnneks meile rakenduvad esialgu hoiunõuded. Et sul ei tohi olla ahi. See ongi see, miks me esialgu nagu alustame ka hoiuna, et üks on see nagu praktiliselt kaalutlused. Mul on küsimus. Kas Norras on ka nüüd õusid koole? On küll ja üks, kus me käisime, seal oligi, et oligi üks osa, ühes tiivas oli lasteaed ja teises tiivas oli kool. Kuna meie seda teemat otseselt ei käsitlenud, siis me ei puutunud kokku nii palju, aga me nägime selle sama lasteaia seda teist tiiba, käisime nende läbi, vaatasime need klassiruumid olid nii-öelda tavalised klassiruumid, aga kuna enamik neist lastest on käinud õue lasteaias, siis see kuidagi läheb loomulikult edasi, et nad on ka väga palju õues, aga seda mul raske kommenteerida. Just mõtlen, et äkki lapsel on nagu, kui ta on saanud nii mõnusalt õppida selle lapsepõlve aja ja siis ta läheb pärast edasi tavakooli,
et võib-olla ta saab nagu suure šoki, et nüüd ta peab istuma seal laua taga ja olema 5 tundi sees. Me küsisime ka seda, aga tundus, et need õpetajad, kes sellele küsimusele proovisid vastata, ütlesid, et nad ei ole kogenud seda, et lastel oleks kooliga kohanemise raskusi olnud. Et pigem nad lähevad hea meelega ja et ongi, nagu ma ennest mainisin, et on sageli parema tähelepanuvõimega ja sotsiaalsed oskused on neil ka sageli. Samal teemal on kirjutatud Saksamaal Heidelbergi ülikoolist lausa doktoritöö, aga ma ei ole ka nagu jõudnud ennast veel nende olemustega siis kurssi viia, et kui hea, et kui hästi nad siis tavalaste ja lastega võrreldes kooliks ette valmistatud on ja hakkama saavad. Ma arvan, et ma vastuse. Mida me nägime, et ikkagi hästi palju lähtutakse sellest, et mis on kodule võimalikult lähedal. Et paljud vanemad ei pane oma lapsi raudselt, et meil on veendumus, et tahame, et laps on õues, vaid just, et see on kodule kõige lähemal. Et seal ei ole see mingi nišilasteaed nii-öelda, et Eestis Waldorf on ikkagi nagu suhteliselt alternatiivne, et seal tundus, et see on nagu väga tavapärane levinud. Ja Saksamaal ma tean, on ka neid õue lasteaedu mingi statistika järgi umbes 3000 ehk et kui sul on nagu munitsipaallasteaed on õue lasteaed, siis palju õnne. Ja Rootsi, mingi statistiline number tuli mul praegu, et kui 1957 avati Rootsis esimene uue lasteaedtüüpi lasteaed, siis selle aja jooksul on 1,5 miljonit last käinud siis sellises vormis lasteaias. Need numbrid on päris vägevad. Kui palju need päeva jooksul, siis õues on juba palju need ruumis sees on? See oleneb lasteaiast, aga ma julgeks öelda, et ütleme 80% on nad õues. Aga see ongi, et oleneb, et kui õpetajad otsustavad, et sel päeval on väiksemad on muidugi rohkem sees ja nad kogu aja jooksul hakatakse suurendama seda uues olemise aega. Et need 3- ja 5-aastased, need on ikkagi lõviosa ajast õues. Aga need alla aastased ja kuni siis 3-sed on, ma arvan, et oleneb võib-olla pool aega sees ja pool aega õues. Ja mis me nägime ka nende väikeste magamise kohtadega oli, et osad magasidki päris vankrites ja õues, et oligi lasteaia ees selline varjualune ja vankrid olid seal siis reas. Või siis oli eraldi selline jaheruum, kus oli kui aken oli lahti ja magasid seal penade peal. Et need oli igasugused versioon. Et meie eesmärk ei ole kopeerida, et võtta, et see on nii peab, et pigem me proovime leidagi endale sobivaid näiteid ja siis kohandada seda vastavalt sellele. Ja enda laste võimetest lähtuvalt. Et see ei ole kindlasti mitte see, et me tahame täpselt võtta tarkade skandinaavlaste kogemus ja siis hakata ise seda sama järgi tegema. Nii, äkki tõmbaks otsad kokku? Jah. Aitäh kuulamast!